Väljavaated USA ja Iraani vaheliseks kokkuleppeks ei tundu head olevat, kuna 21 tundi kestnud läbirääkimised Pakistanis jõudsid ummikusse. Ja Ameerika Ühendriigid alustasid Hormuzi blokaadi, et takistada Iraanil läbipääsu reguleerimiseks teemaksusüsteemi kehtestamast. Seega ei paista, et eelmise teisipäeva 2 nädala pikkust relvarahu pikendatakse, kui see üldse nii kaua kestab. Seejärel tekib küsimus, kes sellest rahuperioodist rohkem kasu saab. Seega peame täna uurima, millised on eelised kummalegi poolele. Alustan kiire ülevaatega olukorrast ja sellest, kuidas üldiselt relvarahu peale mõelda. Seejärel vaatleme oma esimeses sisulises punktis probleemi, millega Ameerika Ühendriigid silmitsi seisavad, keskendudes tankimisele. Seejärel liigume Iraani juurde ja uurime üht vastuseta küsimust Teherani järele jäänud võimekuse kohta. Selle raames käsitleme ka üht sammu, mida Hiina praegu astub ja mis muudab meie elu veelgi keerulisemaks, sest maailm on praegu keeruline. Aga alas ma alustan üldise märkusega relvarahude kohta ja sellest, kus me täna seisame. Sõjategevus Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel näib endiselt olevat peatunud. Üldist läbirääkimiste probleemi pole aga lahendatud ning Iisrael jätkab tegutsemist Liibanonis. Iraan on vastuseks hoidnud Hormuzi väina suletuna, mis on vastuolus relvarahu põhieeldustega. Vastuseks on Ameerika Ühendriigid hakanud takistama laevade läbipääsu, mis maksavad Iraanile tasu, et sulgemisest mööda pääseda. Kui ma peaksin kasutama ühte sõna selle olukorra kirjeldamiseks, oleks see jätkusuutmatu. Teooria poole pealt tasub meeles pidada, et relvarahud ei pruugi tingimata lõpptulemusega kokku langeda. Et ükski kokkulepe oleks jätkusuutlik, peavad tingimused olema kooskõlas pikaajalise jõudude tasakaaluga. Siin on natuke mänguruumi selles osas, kuidas kokkulepet aja jooksul kujundada, sellest räägime hiljem. Aga olukord ei saa praegusest seisust liiga kaugele kalduda. Ma leian, et see on naljakas, kuidas iga konflikti pool väidab, et relvarahu toob sõjalist kasu pigem teisele poolele kui neile endile. Mõelge vaid, kui palju kordi olete aastate jooksul kuulnud midagi sellist Venemaa ja Ukraina kohta. Tegelikkus on aga see, et sellised vastastikused eelised on sõna otseses mõttes võimatud. Võim riikide vahel on nullsummaline, nii et mida üks võidab, seda teine kaotab. Odatava tulemuse joon saab liikuda ainult ühes suunas ja seega saab ainult üks riik olla sõjaline kasusaaja sellest pausist. Keegi saab lisajõudu, kui ta rahulikust seisundist väljub ja keegi üritab tekitada kahekordset kahju, kui tema viha võimust võtab. Sõja jälgijana tasub selliseid väiteid hinnata just sellest vaatepunktist, kuhu me alati tagasi jõuame. Tõenäoliselt on kõige parem mitte kuulata, mida juhid selles osas väidavad. Kujutame ette, et üks pool tõepoolest saab rohkem kasu. Kui see kasu on märkimisväärne, siis kokkulepped pole võimalikud ja kogu vestlus on ebaoluline. See on olnud üks peamisi takistusi lahenduse leidmisel Ukrainas. Kui jõudude vahekorra nihe on väiksem, saab probleemist läbi läbirääkimiste välja tulla. See nõuab lihtsalt suuremat ja sisulisemat järeleandmist kaotavale poolele. See kaotav pool teab, et kokkulepe hakkab lõpuks nende kahjuks murenema. Seega peab kokkulepe selle riigi jaoks kohe alguses rohkem andma, et seda kompenseerida. Aga just nii tekibki klassikaline stiimul olukorda moonutada. Vaene mina, ma vajan rohkem, et kokkuleppega nõustuda. See on järjekindel sõnum, mida sa tahaksid saata, hoolimata tõest. Seetõttu peame tegelikult analüüsima, mis päriselt toimub, kui tahame teada, kes on tegelik kasusaaja. Me ei saa lihtsalt vaadata, mida liidrid ütlevad. Hästi, teeme siis natuke analüüsi, alustades USA poolelt. Peamine arutelu siin on see, milliste raskustega seisavad Ühendriigid silmitsi oma õhukampaania lennutundide jätkuval tagamisel. See võib tunduda tobe, arvestades, et kogu sõjaeelne jutt käis USA kahanevatest laskemoonavarudest. Me pöördume tõepoolest pommide juurde kohe tagasi, kuid enamiku neist viskamiseks on vaja lennukeid taevas. Samal ajal, vaid paar nädalavahetust tagasi, nihkus sõjajutt alla tulistatud F-15-le ja selle meeskonna otsingutele. Nii et te võite arvata, et just sinna ma selle vestlusega edasi liigun. Tegelikult siiski mitte päris.
hävitajatel on samuti sarnased probleemid, kuid need ei ole hetkel kõige pakilisemad mured. Tegelikult on süsteemi nõrgim lüli tankurlennukid, eriti KC-135. Need tankurlennukid võimaldavad hävitajatel kauem õhus püsida, tankides neid lennu ajal. Need ei ole lihtsalt mugavuse küsimus. Need aitavad ka maksimeerida kallimate hävitajate õhus viibimise aega. Ilma nendeta peaksid hävitajad palju sagedamini baasi tagasi lendama. Osa probleemist tankeritega seisneb selles, et need on tohutud metallitükid, mille Ameerika Ühendriigid jätsid lennuvälja platsile kaitsetult seisma. See seostub tegelikult ka relvarahu kasulikkusega, kuna rohkem Ukraina droonitõrjesüsteeme saab Araabia poolsaarel töökorda. Need Araabia riigid võivad pidada Ukraina süsteeme peamiselt tsiviilinfrastruktuuri kaitsjateks, kuid õhutõrjevõrk ei tööta nii. Tõrjerakett näeb drooni ja hävitab selle, teadmata, mida droon kavatses sihtida. Igal juhul on suurem probleem lihtne lennutundide matemaatika. Viimane KC-135 toodeti aastal 1965. See ei olnud trükiviga. 1965. Need pärinevad ajast, mil Ameerika Ühendriikides oli maja mediaanhind umbes $20,000. Bensiin maksis 31 senti galloni eest ja Beatlite lagunemiseni oli veel 5 aastat. Ühelt poolt, kui miski pole katki, siis ära paranda seda, kuigi tegelikult on nad KC-135 aastakümnete jooksul mitmete uuendustega parandanud. Teisalt poolt tuuakse KC-46 asenduslennukid aeglaselt kasutusele. Senikaua on tohutu surve hoida. 135 õhus, kuid füüsika võidab lootused ja unistused, kui lennukid on vanad ja neil on palju lennutunde. Ilmselgelt tehakse lihtsat hooldust ja remonti igapäevaselt koha peal. Kuid tõsisemad remonditööd nõuavad lennukite viimist tagasi Oklahomas asuvasse Tinkeri õhuväebaasi. Nii et teooria kohaselt algatasid Ameerika Ühendriigid vaherahu, et võita aega tankimislennukite taastamiseks ning ülejäänud lennukipargi puhkamiseks. Ja kui Iraanilt ei tule piisavalt atraktiivset pakkumist, jätkavad Ameerika Ühendriigid pärast vaherahu lõppu jõupingutusi värskendatud õhuväega. Mul pole kahtlustki, et Ameerika Ühendriigid kasutavad võimalust oma lennukipargi parandamiseks maksimaalselt ära. Kuid see, kas Ameerika Ühendriigid saavad vaherahust sõjalist kasu, ei sõltu ainult sellest stiimulist. Pigem peame arvestama ka sellega, mida Iraan teeb, ning tegema nende kahe vahel asjakohase võrdluse. Olgu, aga mida siis Iraan teeb? Kahjuks on sellele küsimusele vastus palju ebaselgem, mis raskendab meie võimet seda võrdlust kindlalt hinnata. Aga proovime siiski anda endast parima. Üks osa, milles meil on rohkem selgust, on Iraani võime taastada oma erinevaid relvaprogramme. Lühiajaliselt ei ole see probleem. Iraan peab kulutama märkimisväärselt aega vastavate rajatiste ja tarneahelate taastamiseks. See tekitab küsimuse, kui kaua läheb aega, enne kui Ameerika Ühendriigid või Iisrael võivad kiusatusse sattuda, sihtida Iraani kaitsetööstustaristut. Aga relvarahu ajakava osas ei muutu Iraani jaoks selles vallas eriti midagi. Raskem probleem, nii avaliku teabe kui ka relvarahu ajastuse mõttes, on see, kui palju relvi ja mis kõige olulisem, õhutõrjerelvi Iraan sõja ajal punkrites hoidis. Kui sa arvad, et vastus on, et mitte ühtegi, sest neil oli kõike vaja ja nad kasutasid kõike, mis neil oli, siis on ülejäänud küsimus lihtsalt akadeemiline. Iraanil ei ole midagi uuesti paigutada ja seega on relvarahu paigutusotsuste jaoks ebaoluline. Kui mitte, siis seisavad Ameerika Ühendriigid silmitsi tõsise probleemiga. Õhusõja esimene samm on sihtmärgi õhutõrjesüsteemide hävitamine. Kui tui taevas on avatud ainult sulle, saavad su lennukid takistusteta tegutseda, et hävitada väärtuslikumaid või konkreetsemaid sihtmärke. Lihtsustatud öeldes tuginevad Ameerika Ühendriigid sellistele süsteemidele nagu Tomahawki raketid kampaania õhutõrje vastases osas. Mõte on selles, et sa suudad katta piisavalt vahemaad, et tabada vastase varasid, kuid nemad ei suuda sind tabada. Kas sa näed siin probleemi? Tomahawkid ja sarnased relvad on peamine mureallikas USA varude osas,
kui rääkida võimalikust sõjast Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Kui Iraani sõda peatub pikemaks ajaks ja Iraanil olid tõepoolest olulised õhutõrjevahendid maa all, siis muutuvad Tomahawkid taas vajalikuks kasutamiseks. Võrdle seda olukorraga, kus rünnakud on pidevad ja kui USA luure suudab olukorda kontrolli all hoida, saavad hävitajad lihtsalt JDAM-e kasutada. Selliseks oli peamine rünnakukampaania muutunud, kus Tomahawkid hoiti reservis. Erinevalt Tomahawkidest peab sõjavägi JDAM-ide varu sisuliselt lõputuks. Nii võib pikk paus sundida Ameerika Ühendriike vahetama madala alternatiivkuluga relvade komplekti kõrge alternatiivkuluga relvade komplekti vastu. Tankimisprobleem on muidugi endiselt olemas, kuid lahendus ei ole kogu laevastiku korraga ulatuslik remont. Lahendus on hoida teatud protsenti lennukitest pidevalt hoolduses, nii et äsja hooldatud lennukid naasevad pidevalt süsteemi. See on sama süsteem, mida Ameerika Ühendriigid kasutavad oma lennukikandjate puhul. Seega ei ole see võõras kontseptsioon. Selle tegemine võib tähendada üldise väljalendude tempo aeglustamist, kuid see on siiski parem, kui anda Iraanile võimalus hinge tõmmata. Nüüd peaksime tunnistama üht suurt probleemi USA relvastuses. Iraani sõda, või vähemalt selle algfaas, kestis umbes 40 päeva. Ma kirjadaksin lahingute intensiivsust kui kõrget, kuid mitte äärmuslikku. Ja pärast seda viitavad kõik märgid sellele, et Pentagoni hinnangul on nende Tomahawk rakettide varudes suured puudujäägid. Kui see on nii, kas keegi tõesti arvab, et jaanuarikuu Tomahawkide varud olid piisavad tõsiseks sõjaks Hiina vastu? Vaevalt. Puudujääk on alati nõudnud märkimisväärset reinvesteerimist relvatootmisse, mida valitsus ja veel kord valitsus on edasi lükanud. On ilmne, et Trumpi administratsioon on olnud palju rangem USA relvade Ukrainasse saatmise suhtes. Aga ka Biden oli ettevaatlik. See on põhjus. Seetõttu oleme nüüd olukorras, kus Ameerika Ühendriigid seisavad silmitsi tõsiste probleemidega, kui Hiina peaks järgmiste kuude jooksul samme astuma. Kas Ameerika Ühendriikidel on samad probleemid ka järgmistel aastatel, sõltub investeerimis- ja tootmisotsustest, mis tehakse selle sõja varjus. Rääkides Hiinast, on üha rohkem teateid, et Peking soovib varustada Iraani täiendavate õhutõrjesüsteemidega, eriti kaasaskantavate süsteemidega. See oleks palju lihtsam, kui õhuruum oleks relvarahu tõttu avatud. Mere kaudu kindlasti mitte. Aga meenutagem, kuidas on räägitud, et Venemaa saadab Iraanile varustust, tõenäoliselt Kaspia mere kaudu. Hiinal ei oleks raske kasutada Venemaad vahendajana, isegi kui see muudab logistika veidi keerulisemaks. Seetõttu tasub seda meeles pidada, kuid see ei saa olema relvarahu otsuse juures määravaks. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Kõik tahavad väita, et relvarahud kahjustavad nende võimalusi, kui sõda peaks uuesti algama. See on lihtsalt läbirääkimiste taktika, mida sa peaksid seetõttu eirama. Praktilisest vaatenurgast saab Ameerika Ühendriigid pausist kasu, sest see võimaldab meil hooldada oma vananevat tankerlennukite laevastikku. Aga see tuleb hinnaga, et Iraanil võib tekkida võimalus oma õhutõrjesüsteeme ümber seadistada. Kokkuvõttes kahtlustan, et just viimane mure jääb peale. Ma suudan ette kujutada maailma, kus Ameerika Ühendriigid lepivad sellega, et Iraani õhutõrje taastub, hoolimata sellest, milliseid Tomahawkidega seotud probleeme see tulevikus võib põhjustada. Aga see eeldab, et Ameerika Ühendriigid peavad praegust kokkulepet suhteliselt soodsaks. See, et väin jääb suletuks, pole sugugi soodne. Nii et siin peab midagi muutuma. Võib-olla annab Iraan järele Hormuzi väinas ja lubab rahvusvahelisel liiklusel jätkuda tavapäraselt. Võib-olla alustavad Ameerika Ühendriigid uuesti vaenutegevust. Võib-olla 2 nädala pärast. Võib-olla varem või natuke hiljem. Võib-olla ootavad Ameerika Ühendriigid veel natuke, et näha, kui tõhus nende vastublokaad on. Aga on raske ette kujutada maailma, kus on püsiv relvarahu ja suletud väin. See oleks Washingtoni jaoks kõige halvem võimalikest variantidest. Noh, eks me näeme, kui palju olulisi uudislugusid järgmise nädala jooksul ilmub, aga ma kahtlustan, et veedan järgmised päevad rohkem Lines on Maps ekstra lehel. Telliga Seal, et olla kursis.
ja kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Olge tublid!